Ja tere õhtust ja tere tulemast vaatama saali jalgpalli meistriliiga 14. vooru kohtumist, kus omavahel lähevad palliplatsil vastamisi Tallinna FC Punker Partner ja Saku Sporting. Mängu toon teieni mina, Rudolf Hõbe. Meeskonnad on juba väljakule sammumas ja kohe-kohe saame näha ka avavilet. Tänase mängu kohtuniks on Ago Kärtman ja Andrei Karhu. Mida sellega siit meistriks Silva tuleb ka löök, tuleb, aga Marek Poškin on mees omal kohal ja tõrjub ära. No nii, ja kas tuleb ka esimene värav ja tuleb, kui esimesel minutil Marek Ivanov lööb seisuks 1-0. Tõesti Punkeri poolt väga ilus söödumäng ja sööt teisele äärele. Sööt ette ja prooviti ka lööki, aga see lendas sealt vasaku posti kõrvalt mööda. Siit nüüd Punkri poolt väga hea kiiresti äärele ja tuleb teine, kui Punkeri poolt tehakse seisuks 2-0. Ei saa ainult kõrvu, kes Silva pidi olema see mees, kes seda sealt puutuma pidi või... Punkeri nurgalöök, kas tuleb ka löök ja juba tuleb! Kõigest 40 sekundit hiljem teeb Punker seisuks 3-0. Ennast tõestas ja siit tuleb ka löök ja lendab posti ja ei tule siit Punkeri järgmist, kuid tuleb uus ja see lendab mööda. Paned siin omavaheliste meestega sööta ja tuleb uuesti ka löök ja aga ei! Siin nüüd oli värava ees korralik madin ja koperdasid siin mehed üksteisele otsa, aga omavaheline vaaritamine käib ja pall paremal äärel, kas proetakse löök ja tuleb seisuks 4-0 Punkrile. 7-15 on mängitud ja siin läheb Sakul nüüd ülejäänud mäng küll väga raskeks. Ja kohe. Nii, Silva, kas proovib ise, proovib, aga kuuma vahel ja ka Ivanov proovis, mis proovis, aga taas kord Phil Jonesilikult seal mõned meetrid üles pall lendas. Aga Punkeri kaitseid vahel ja hästi kiire kontra Punkerile, aga Sivaborsk kaits vahel ja oi, mis müdina. Aga seal see värava paigast lükati. Aga andis selle otse Punkeril tagasi ja sai sealt ka lööki proovida, aga kuum oli seal vahel ja Ivanov mängis Tšernis seal oskuslikult mööda, kas proovi ise ka löök ja proovib, aga Maarju Kuum on vahel. Maarju Kuum. Milline mees. Siit nüüd Sportingule nurgalöök ja oli siin uuesti võimas Sakul olemas, kui 2 korda. Ta käib pall mõlemalt postis esimest korda lõi Tšerni paremasse ja siis Vallikainen vasakusse. Aga ei suudet leida nende... Aga sätitakse hoopis 5. värav. Sõidukohta Tutk. Oi! Lööb Tutk Sakule esimese värava ja kuidas veel Poskini. Aga kas seekord ei tule või siiski? Adissimov ja seekord ei jätta midagi Adissimov ju, see oleks hea seisuks on 5-2, kui siin vahetult enne 4. läksin ka viimane löök läbi ja mäng on lõppenud seisuga Punker 5, Saku 2 ja mängu teile mina, Rudolf Hõbe, kuid ärge veel kuhugi minge, sest võtame peatselt ka mängu järgsed intervjuud.